Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. aprill kuni 3. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Kõigepealt ma tuletan teile meelde, et sellised kassitaro kaardid ma loosin välja kõigi kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Siis ma teen sellest eraldi video ja teie saate selle video all enda osalemissoovist teada anda. Aga praegu vaatame, mida need kaardid teile räägivad. No teil on jälle välja tulnud siin mõõkade 7, mis on selle kavala müügimehe kaart. Siin kõrval on teil kohe sauade 8. Tema on üks kiiremaid kaarte, et sündmused hakkavad tohutu kiirusega liikuma. Teie elus, selles nädalas on 2 kiiret kaarti. Üks on see kaarikukaart ja teine on sauade 8. Mõlemad on kiired kaardid ja kaarikukaart on siin 4. kaart. Kaarikukaart räägib sellest, et hoidke tugevalt ohjad enda peos, et see kaarik teil teel püsiks. Sest kaarikukaart on kiire ja kui siin on väljas veel sauade 8, no siis on väga kiire. Sellest kavalast müügimehest siin on nagu selline oht, et te võite saada petta. Te võite saada petta ja teil on siin ka valikute kaart. Teil on lausa 2 valikute kaarti siin välja tulnud. Et tuleb olla ettevaatlik ja tuleb kõiki ettepanekuid, mis teile sellel nädalal tehakse, tuleb hoolega kaaluda ja 3 korda kontrollida. Enne kui te millelegi alla kirjutate või millegi suhtes nõusoleku annate, olge ettevaatlik, et see mõõkade 7 on minu jaoks kavala müügimehe kaart, aga see on ka varaste kaart. Ja varaste kaart selles mõttes, et keegi võib teie selja taga teha midagi sellist, et näiteks varastab ära teie idee, esitab enda idee pähe, kuulab midagi ja kasutab seda ära enda kasuks teie vastu. Mingi sellised asjad. Ma olen siia palju toonud neid autonäiteid, et lähete autosalongi autot ostma, kiidetakse seda teile seal taevani, lähete minema, ostate auto ära ja tegelikult on sellel varjatud vead. Aga see ei pruugi olla auto, see võib olla mis iganes, see võib olla mõni leping, kus on peene kirjaga mingisugune punkt, mida te kohe ei pannud tähele. Ühesõnaga, hoiatus selline, olge väga tähelepanelik sellel nädalal kõiges, millele te nõusoleku annate, millele te alla kirjutate. See ei pea ainult paber olema, ka internetis tuleb tähelepanelik olla. Aga läheme siit edasi. Teil on siin armastajate kaart. Armastajate kaart tähendab ka valikut. Armastajate kaardi valikud on sellised, et midagi, mis on teie unistustes ja midagi, mis on siin maa peal. Et tuleks nagu nende vahel valida. Teete valiku ära, asjad lähevad kiirelt edasi. Ja valikute kaart on siin veel kõige viimane kaart, see on müntide 2. Müntide 2 minu jaoks tähendab tasakaalu leidmist töö ja puhkeaja vahel ja seda teil on väga vaja. Ma näen siin küll müntide ässa, aga ma näen siin ka sauade 10. Müntide äss on rahakaart. Müntide äss on raha ja rikkuse kaart. See on stabiilse sissetuleku kaart. Ta ei ole küll müntide 10, et müntide 10 nagu räägib pikaajalisest sissetulekust, aga müntide äss on ka üks väga hea rahakaart. Ja mul ongi selline tunne, et äkki teile pakutakse nagu head raha teenimise võimalus sellel nädalal. Teil tuleks valida, kas see vastu võtta või mitte võtta. Kuna siin on väljas ka sauade 10, siis sauade 10 on raske koorma kaart. Võtate, teeme lihtsalt selle näite toome nii, et te võtate selle vastu. Seal on ka võib-olla selle sama kavala müügimehe nõks juures. Te võtate selle vastu, lootes saada nüüd raha.
teenida korralikult raha, võtategi selle vastu, selles lepingus on mingisugune punkt, mida te tähele pole pannud, kui te ei kontrolli. Teile laotakse mitme inimese töökoormus selga ja makstakse ainult nagu seda, mis te kokku leppisite. Et peate tegema rohkem tööd, saate seda raha, mis te kokku leppisite, aga te tunnetegi, et see koorem on liiga raske. Ja tulebki valida töö ja puhkeaja vahel selleks, et mitte läbi põleda, et mitte selle koorma all täiesti lössi vajuda. No Kaarik ja Saude 8 räägivad sellest, et sündmused hakkavad kiirelt arenema. Et väga huvitav on see, et on hoiatus, et kõike kontrolliksite, kõik lepingud loeksite korralikult läbi, kontrolliksite 3 korda. Nõusolekut annaksite ainult siis, kui te olete täiesti kindel, et see kõik, mis teile räägitakse, on õige. Olge siis ettevaatlik, et ei peaks mitme inimese tööd üksinda ära tegema, hoidke oma eluohjad enda käes, et Kaarik ei paneks teie käest putku. Tehke oma valikud unistuste ja päris maailma vahel. Ja ärge ennast siis tööga üle koormake. Ei oskagi nagu midagi siia selliseks kokkuvõtteks öelda, on selline suhteliselt kirju nädal teil tulemas. Kiired arengud on väga tore, aga teie teha on need valikud ja hoiatus on antud. Muud ei olegi midagi, kontrollige lihtsalt mitu korda. Kui te mingit lepingut hakkate sõlmima või kellelegi midagi lubate, siis vaadake, et kõik oleks õige ja seadusega kooskõlas, et teile keegi liiga ei teeks. Ja tulgu teil üks imeline nädal, täis neid valikuid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.